Ja liigume tänase päeva viimase kandidaadi juurde, kelleks on Toomas Vaiman Tallinna Tehnikaülikoolist, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudist. Tegemist on siis elektrimasinate uurimisrühma juhtivteaduriga, kes on ka samuti programmijuhi ametis Tallinna Tehnikaülikoolis ja hetkel ka Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president. Ja tema ettekanne on uutest võimalustest elektrimasinate tootmises, palun. Jah, tervist, kellele veel ei ole tere öelnud, austatud akadeemikud ja külalised. Kõik see, mis juba öeldi, on väga õige. Ma ei tea, mismoodi need slaidid siia ette tulevad. Security alert tuli hoopis ette. Mõni hetk läheb aega. Nüüd tuli. Nii. Ehk siis nagu öeldud, olen ma juhtivteadur ja ka programmijuht. Ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president hetkel teist ametiaega. Siin peab ütlema, et esimest korda siis organisatsiooni ajaloos suudeti keegi tagasi valida ja see osutus siis nagu minuks olema, mis on kindlasti väga suur au. Lisaks siis volitatud elektriinsener ja ka IEEE vanem liige Eesti sektsiooni sekretär. IEEE siis, kes ei tea, on suurim siis elektri- ja elektroonikainseneride erialaselts maailmas. Minu peamised teadushuvid, ma põhimõtteliselt olengi elektrimasinate teadlane ja peamised teadushuvid on seotud siis elektrimasinate tootmisega, aga ka nende töökindlusega, sest et üks ilma teiseta väga hästi nagu ei tööta. Ja viimasel 8 aastal on siis nii mina kui meie uurimisrühm tegelenud väga aktiivselt siis kihtlisandusmeetodil elektrimasinate või 3D printimise moel, 3D printimisel elektrimasinate tootmisega. Selle eest oleme saanud siis ka 2022. aastal Eesti Vabariigi teaduspreemia. Olen juhendanud edukalt 9 doktorit, 5 järeldoktorit ja praegu on 3 juhendatavat ja vakantse on meil pidevalt. Publitseeritud teadustöid on ka palju, 4 patenti ja kasuliku mudeli tunnistust ja 3 aastal olen ma siis sattunud ka Stanfordi ja Elsevieri enim tsiteeritud 2% teadlaste hulka. Tulen ma siis uurimisrühmast, mis on elektrimasinate uurimisrühm Tallinna Tehnikaülikoolis, suhteliselt uus rühm. Olen olnud selle loomise juures, ehk siis mina sattusin doktorantuuri uurimisrühma, mida ei olnud, võib öelda, ehk siis tuli omale koht luua. Ja selles mõttes on väga uhke tunne, et me oleme tänaseks jõudnud mingites valdkondades ikkagi maailma tippu. Täna rühm umbes selline on, nagu seal kirjas, 7 doktorikraadiga teadlast, 7 doktoranti, mõned magistrandid, ports vakantse. Siin on oluline märkida, et nendest 7 doktorikraadiga teadlasest 5 on saanud doktori viimase 4 aasta jooksul. Ja nüüd see projektide portfell, mis meil seal on, koosneb siis igasugustest asjadest, alates siis puhtast teadusgrantidest, siis ettevõtlusele otse tehtavatest teadusarendustest, aga ka võib öelda õppe-arendustegevusprojektidest. Enne kui siis jõuda sinna põhilise asja juurde, siis ma pean siin ära markeerima, mis asi üldse on elektrimasin. Et see on natukene segadust tekitav paljude inimeste juures, et elektrimasin ei võrdu elektriauto, küll aga elektriautos on palju elektrimasinaid. Et see on nagu ikkagi seda pidi. Mõnikord see tekitab inimestest teatavaid segaduse momente. Ehk siis tegu on energiamuunduriga, on pöörlevaid ja mitte pöörlevaid, näiteks mootorid, generaatorid kipuvad pöörlema, trafod ja lineaarmootorid ei pöörle, aga põhimõtteliselt ikkagi väga suur enamus, üle 80% maailma energiamuundusprotsesse tehakse elektrimasinate kaasabil. Viimastel aastakümnetel ütleme, et on pöörlevate elektrimasinate arendustöö tugevalt pidurdunud, tegu ei ole uue leiutisega. Põhjus on siis see, et disain ja tootmine, traditsiooniline tootmine muutusid mingil hetkel ikkagi piisavalt küpseks ja seda viimast mingit kohta ei ole nagu väga rentaabel taga ajada. Küll aga töökindluse ja diagnostika nagu osa on olnud pidevas arengus. Ja uus arengutapp avanes, ütleme seal 90ndate viimases otsas hakkas avanema siis, kui tekkisid sagedusmuundurid, muud jõuelektroonika muundurid, mis võimaldasid paremat juhtimist. Ja tänaseks on siis tekkinud võimalused uute rakenduste loomiseks seoses ka materjali ja tootmistehnika ja IT
edusammudega. Mis siis see on, mille eest meile kunagi mõni aasta tagasi määrati preemia ja millega me väga aktiivselt tegeleme, millega me hetkel oleme ka maailma üks juhtivaid uurimisrühmasid, on masinate 3D-printimine, kus siis põhimõtteliselt see protsess on siin piltidel ilusti olemas. Et kõigepealt on mudel, siis 3D-printer, lihtsalt öeldes keevitab kiht-kihilt selle asja valmis ja siis, kui kõik on õigesti läinud, siis ta võib isegi tööle hakata. Siin on meie esimene prototüüp, kui me kunagi seda esitlesime konverentsil, siis küsiti, et mis see kasutegur on, siis meie vastus oli, et see pöörleb. Et see on juba suur asi, see oli üks esimesi maailmas. Nüüd, miks seda üldse teha, on see, et see avab hästi palju uusi võimalusi, mida varem ei olnud. Ehk siis me ju ajame taga tegelikult efektiivsust. Me ajame taga efektiivsust, ressursi kokkuhoidu ja traditsioonilistel meetoditel on tegelikult mingisugune piir ees. 3D-printimisega me oleme võimelised tegema igasuguseid keerulisi või võiks öelda veidraid geomeetriaid, topoloogiaid, väga ebasümmeetrilisi asju, mida traditsioonilisel tootmismeetodil kas ei ole võimalik või ei ole absoluutselt otstarbeks teha, sellepärast et läheb liiga keeruliseks. Mis tähendab seda, et kasutades 3D-printimist me oleme võimelised looma uusi topoloogiaid. Me oleme teinud väga palju ka jahutusuuringuid, sest et masinate puhul väga oluline on nende jahutamine, sest peamine kadu on ju teatavasti soojuskadu. 3D-printimine võimaldab ka jahutustingimustega manipuleerida, ehitada sisse jahutuskanaleid, muid selliseid asju. Läbi topoloogilise optimeerimise saavutada ka võimsustiheduse kasvu, ehk siis traditsiooniline elektrimootor ei ole optimaalne. Ta ei ole optimaalne sellepärast, et teda on võimatu optimeerida lõpuni, sellepärast, et seda ei ole võimalik toota. Nüüd 3D-printimisega põhimõtteliselt nagu juba on. Ja nii edasi, ehk siis neid tänasel momendil pigem piirab nagu fantaasia, et kuna nagu uued mõõtmed on avanenud, siis mõnikord on päris keeruline ette kujutada, mida veel võiks teha. Siin peab ütlema, et see, eriti kui me räägime 3D-printitud masinatest, siis on äärmiselt interdistsiplinaarne protsess. Meil on sinna kaasatud alates teoreetilistest füüsikutest, matemaatikutest, prindime me Mehaanika ja Tööstustehnika instituudis, kus just professor Otto rääkis, lisaks materjalitehnikud, lisaks elekter, igasugune elektroonika, ehk see on väga interdistsiplinaarne protsess. Ja nüüd see peamine muutus traditsioonilise ja selle 3D printimise puhul, nagu ma enne ütlesin, et uued nagu fantaasiaga ainult piiratud asjad, on just see, et kui me klassikaliselt vaatleme elektrimasinat, siis see on kahemõõtmeline objekt, mida pikendatakse lõpmatuseni võib öelda, või nii palju kui vaja on. Täna on võimalik läbi selle 3D printimise, kuna me igas teljes oleme võimelised asju muutma, siis me saame seda asja hakata juba ette kujutama kolmemõõtmelise objektina. Ja see on päris keeruline. Esimestel aastatel on meil päris keeruline hakata ette kujutama, kuidas seda masinat saab nüüd niimoodi ehitada. Pole kunagi tehtud. Teine asi, mis siis on peamised niisugused nagu kasulikud momendid, on see, et üks on see, et kuna ta on interdistsiplinaarne, siis erinevaid osi või erinevaid koosteid või erinevaid juppe tehakse üldiselt erinevates kohtades, mis tähendab erinevaid tehaseid. 3D printimisega põhimõtteliselt on see peaaegu võimalik ühes kohas valmistada. Mis ka teisi pidi, kui me vaatame, siin on need roosad niisugused ellipsid või pallikesed, need on logistikaahelad. Põhimõtteliselt on võimalik tohutult maha tõmmata logistikahelaid ja hästi palju asju teha ühes kohas. Mis tänane seis maailmas on? Vaseprintimine on jõudnud täiesti võrdeliseks sellega, mis on traditsioonilistel meetoditel. Küll kasutatakse niširakendustes, on teatavaid probleeme isolatsiooniga, need hakkavad lahenema ja prinditud magnetsüdamikud, mida meie siis teeme, eks see rauaosa, nad tavaliselt kaotavad oluliselt oma energiatõususes seoses pöörisvooludega, sellepärast, et nad ei ole nagu traditsioonilised niisugused lehed, mis pannakse kokku ja omavahel on isoleeritud, vaid see on ikkagi, ütleme metallikobakas. Ja tänu sellele on seal hoopis teistsugused füüsikast nähtust. Küll aga on võimalik natukene sellega manipuleerida. Miks tööstusse ei ole väga hästi veel jõudnud, on see, et puuduvad välja töötatud meetodid. Ehk siis tööstus ootab natukene küpsevat momenti. Ja siin on nüüd näited meie prototüüpidest. Ehk siis meie tegeleme magnetpehmete materjalide printimisega. Ja tänaseks
enamjaolt, kui me väga ei optimeeri, siis me saavutame natukene kehvema tulemuse, kui on turul saadav asi. Küll aga meil on üks meie patentidest on juba mootor, millel me suudame lubada 20% paremat tulemust kui tema analoog. Vähemalt niimoodi näitab meile prototüüp. Mis on tulevik, kuhu see sama asi liigub? Tänaseks on juba võimalik mitme materjali printimine. Kahjuks ei ole see hetkel võimalik Eestis, aga me oleme siin jällegi Taunoga üritamas jõudma sinna maani, et me äkki võiksime saada mõned niisugused uuemad tehnoloogiad ka Eestisse. Kärgstruktuurid, mis jällegi me liigume füüsikasse, meil on vaja kuidagi kasutusse võtta igasuguseid niisuguseid momente ja täiesti uue suunana me üritame käima tõmmata 3D prinditud elektrimasinate diagnostika küsimusi. Seda ei ole veel maailmas tehtud, aga põhimõtteliselt me liigume sinna poole, et seda on vaja teha. Ehk siis antud juhul oleme me just selle elektrimasinate pehme magnetmaterjalide printimises või siis seda magnetsüdamike või siis rauaosa printimises maailma tippuurimrühm. Kui te kuskilt näete mõnda 3D prinditud elektrimasinat, siis väga-väga suure tõenäosusega, ma ütleks 90% tõenäosusega on kuskil on meie näpud selle vahel. Midagi me oleme kindlasti teinud. Lisaks sellele toome me Eestisse erialakonverentse. Järgmine aasta on tulemas elektrimaritalised siis nähtused mittelineaarsetes ahelates, aga 2 aasta pärast on tulemas Eestisse ka maailma juhtiv elektrimasinate diagnostika konverents. Esmakordselt siia kanti. Ja viimase slaidina siis minu panus siis, või võimalik panus Eesti Teaduste Akadeemiasse ja ühiskonnaga terviku arengusse. No esiteks olen ma juba seotud päris mitme koha pealt Teaduste Akadeemiaga, olen energeetikakomisjoni liige, olen ka Välisvahetuse fondi nõukogu liige, olen ka Proceedings of Estonian Academy of Science toimetuskolleegiumi liige. Üks kindel osa on ju see, et minu nii-öelda hariduslik või kõrghariduslik pool on ikkagi energeetika ja elektriseadmed ja muu selline, siis kindla peale energeetika kompetents ja selle tugevdamine ja kogu elektrotehniline kompetents ja selle tugevdamine on kindlasti üks osa kindlasti sillaks Eesti Teaduste Akadeemia ja Noorte Teaduste Akadeemia vahel, aga mitte ainult seda, ikkagi meil on väga tugevad küsimused noorte järelkasvuga teaduses, teaduse jätkusuutlikkuses läbi inimressursi ja muu selline, sinna ma olen väga huvitatud panustama. Ja olles siiski rakendusteadlane, ei saa üle ega ümber sellest, et teadus peab jõudma rakendusse, rakendused peavad jõudma turule ja mina olen väga tugevalt seda meelt, et kui Eestis ei ole töötlevat tööstust ja tootvat tootmist kui sellist piisavalt, siis meie majandus tegelikult ei saagi liiga hästi õitseda, et ainult teenindava sektoriga on päris keeruline liiga eduks olla. Praeguseks tänan. Aitäh, Toomas. Nii, palun teie küsimused. Ma avan küsimuste vooru. Ja. Üldteada on, et see 3D printimine tootlikkus on üsna väike. Et millise niši need prinditud elektrimootor, neid toodetakse 10 miljoneid aastas. Kujuta ette, neid hakatakse 3D printima. See ei ole reaalne üldse. Millise niši tarvis hakatakse neid siis printima? No praegu esimesed niisugused sammud otsesesse tööstusesse lähevad ikkagi sellised mootorid, mis on täna eelkõige mõeldud kosmoserakendusteks või mingisugusteks veidrateks lendavateks asjadeks. Või on ka nagu niši natuke teine külg on näiteks just need hästi odavad mittetuulikud droonid. Näiteks me isegi praegu töötame välja niisugust plastmassi ja metallisegu mootorit, mida oleks võimalik ülikähku toota, mis ei maksaks peaaegu mitte midagi ja mis oleks töövõimeline, ütleme 4 tundi. Et siis mõnede vastavate droonide puhul ei ole väga palju rohkem vaja. Et eks siis niisugused niširakendused, aga väga palju on just selliseid, kus on vaja tõmmata kaalu tugevalt alla, omada mingit materjali sulamit, mis peaks vastu mingisugustele ekstreemsustele, tohutu külm või tohutu palavus. Ehk siis kosmos on praegu mingil määral ka lennukites ja mingil määral ka meditsiiniseadmetes.
kus on vaja hästi väikseid üksikkoostöid või hästi kergeid koostöid, just. Ja. Sa just mainisid seda, et elektrimasinad, mis töötavad kriitilistes tingimustes, need teatavasti vajavad muldmetalle. Ja muldmetallidega, nagu me kõik teame, on praegu kuri karjas. 95% tootmisest on Hiinas ja nad kas tõstavad hinda või siis osasid üldse ei müü. Mis on sinu vastumürk? Veel ei ole, aga me oleme, meie uurimisrühma vähemalt rohkem kui üks liige on seotud ühe Temta projektiga, kus siis KBFi juhtimisel üritatakse välja töötada võimalusi nende samuste püsimagnetite taas kasutamiseks. Et sellega me kunagi varem ka tegelenud TTÜ-s, siis osutus probleemiks ettevõtluse huviasja vastu. Ei olnud veel nii suguv. Teatavasti probleem on näiteks selles, et neodüümmagnet, kui ta ei ole kroomitud ja nikeldatud, siis ta nagu enam-vähem hetkeliselt korrodeerub. Ja see kipub olema nagu natukene pöördamatu protsess. Aga kuna ikkagi magneteid ju toodetakse väga palju, utiliseeritakse väga palju, siis väga hea variant oleks neid kuidagi moodi taaskasutada, mis sealt täpselt välja tuleb või kui palju sinna nüüd seda esimese järgu nagu muldmetalli panna, see on nüüd nagu järgmine küsimus. Aga mitte kõik masinad ei ole muldmetalle kasutavad masinad, et väga suur hulk täna masinatest liigub, töömasinatest just liigub sünkroonreluktantsi poole, ehk siis see tähendab seda, et seal peale õhu ja elektrotehnilist terase suurt midagi polegi, pole vaskigi. Et oleneb rakendust, mida seal täpselt vaja. On teil veel küsimusi? Huvi küsimus. Siin oli juttu sellest, et kui me kasutame 3D printimist, et me võime tootmise praktiliselt uuesti nagu tuua tagasi ühte punkti. Ja sellest on kirjutanud üks kõva majandusteadlane Richard Baldwin väga palju ja tema seob seda tegelikult kogu maailma kaubanduse tulevase arenguga, kus tekib deglobaliseerumise vorm selles mõttes, et ei ole vajadust niimoodi vedada üle maailma asju kokku, vaid tehakse 3D-ga koha peal ära. Aga nüüd oli siin küsimus, mida meil siin teine akadeemik küsis, et see tõhusus on veel väga madal 3D printimisel, et materjali kulu on suur ja kõik need asjad. Hind on ka kallis. Just, et milline see perspektiiv on, et kui kiiresti võiks hakata mõtlema, et see on tegelikult võimalik? See on siuke väga ohtlik küsimus, et selles mõttes, et ma tooks nagu selle näite, et meile, kui me sellega tegelema hakkasime, siis hästi palju, seesama esimene pöörlev asi, nagu õuna moodi, mis seal oli, see ongi väikse rusika suurune, tema põhimõtteliselt leti hind, kuigi kuna meil oli, me ei teinud seda nagu, ei ostnud kuskilt sisse, siis tegelikult tema leti hind oleks pidanud olema kuskil 70 000 eurot või, mis on absoluutne absurd. Aga nüüd teisipidi, kui hakata mõtlema, 20 aastat tagasi plastmassi printerid olid ka siuke natukene utoopiale lähenev asi. Tänaseks on 100 eurosed printerid enam-vähem igal pool, lihtsam on see imelik plastikvidin, millele ei oska nime öelda, ja see on lihtsam välja printida, kui et minna kuskile poodi otsima, nii et tegelikult see tehnoloogia areneb kiiresti. Küsimus on selles, et kui suur tung on seda arendada, eks ole. Tegelikult Saksamaal on esimesed, Aachenis on esimesed niisugused, kuidas selle kohta tootmisliinid, ehk siis nii-öelda paralleeltöös printerid, need metalliprinterid täiesti olemas. Selge on see, et ei ole mõtet tavalist odavat elektrimasinat nüüd suure uue printima hakata, ükskõik kui palju meil neid on. Aga just jällegi niisugused mingisugused nišiobjektid, mida on vaja toota mõni 10, mitte mõni miljon, siis on selge, et seda on lihtsam kui see, et sa ehitad terve pool tehast ringi selle jaoks, et teha. Mobira, või Nokia Mobira Walkman esimene versioon maksis 25 000 Soome marka, mis oli professori 4 kuu palk. Just. Aastal 1990 juba oli, ma ei tea, 2000 marka. Samamoodi ju kunagi Eesti mobiiltelefon arvas ka, et Eesti võiks umbes, tuleviku perspektiiv on kuni 5000 mobiiltelefoni ja siis
see vist purustati järgmise 4 aasta jooksul, et selles mõttes, et niisuguseid asju on väga keeruline ette öelda, see ei sõltu ju mitte ainult nii-öelda meie tahtest, vaid sõltub ka väga paljudest teistest protsessidest, mis toimuvad maailmas ja tööstuses ja teaduses ja nii edasi. Ma küsiksin ka ühe küsimuse, sa mainisid diagnostikat, et milles see erinevus seisneb, et kui võtta nüüd klassikaline elektrimootor või sa võtad 3D prinditud elektriseadme? Milles see vahe seisneb? Füüsika on teistsugune. Selles mõttes, et seal on elektromagnetilised nähtused teised. Jälle sellest samast lihtsast asjast, et kui üks pannakse, kõige lihtsam näide on see, et pöörisvoolud lähevad hästi palju suuremaks tänu sellele, et kui meil muidu pannakse kokku lehtterasest, mis on omavahel isoleeritud, see nähtus on ühesugune. Kui meil on see ikkagi enam-vähem ühes tükis kobakas, siis kõik need pöörisvoolud on hoopis teistsugused. Mis tähendab nagu seda, et kuna neid pöörisvoole on palju rohkem, siis tegelikult isegi juhtelektroonika, nii-öelda tavaline tööstuslik juhtelektroonika otse riiulist, ei pruugi seda masinat käima panna. Just nimelt sellepärast, et häiringud on liiga tugevad. Ja täpselt samamoodi on see, et okei, seal diagnostikas esimesed sammud on väga lihtsad ja samasugused. Esimesed sammud on tootmisdefektid, ehk siis poorsuse tuvastamine, materjalis, kõik niisugused asjad, eks ole, mis nii-öelda pikas perspektiivis osutuvad väga ränkadeks riketeks. Aga kui me läheme juba sinna, kus on nii-öelda tänapäeva masinate diagnostika, kus me ajame taga mingeid väikseid signaale, püüame nii-öelda põhimõtteliselt siis ette ennustada rikke tekkimise tõenäosust, seal tuleb ilmselt väga tugevalt meetodeid muutma hakata, sellepärast, et nad ei ole otseselt üks-ühele ülekantavad just nimelt sellepärast, et magnetvälja jagunemised on hoopis teistsugused. Ehk siis, kuna sa ise oled selle diagnostikaga väga pikalt tegelenud ka, et neid meetodeid, mis on välja töötatud, otseselt edasi arendada ei saa, vaid pigem peaks nagu ma arvan, et saab, aga sammu tagasi minema. No võib-olla tuleb pool sammu tagasi minna ja natukene timmida ja siis vaadata, kas saab edasi minna või tuleb veel natuke mõelda. Ja. Aga umbes nii. Kas teil on veel küsimusi? Kui ei ole, siis täname meie kõiki akadeemiku kandidaate. Oli väga huvitav päev ja ma annan sõna nüüd taas Mart Saarmale, kes saab päeva kokku võtta. Head kolleegid, ma tahan tänada kõiki sessioonide vedajaid. Tegite suurepärast tööd. Ma tahan tänada kõiki esinejaid. Vähemalt mulle oli päev äärmiselt huvitav. Tänan ka kõiki kuulajaid, kes esitasid minu arvates väga palju väga tarku küsimusi. Minult tihtipeale, kui ma räägin üliõpilastega, siis ma küsin, et miks te ei küsi, miks te nii passiivsed oled? Ja siis nad tavaliselt vastavad, et me ei taha rumalaks jääda. Ja mina neile tavaliselt õpetan, et ei ole olemas rumalaid küsimusi, võib olla ainult rumalaid vastuseid. Nii kui ma aru saan, meid ootab all kohvilaud. Veel kord suur tänu teile tänase huvitava päeva eest ja homme kell 10.30 me jätkame Tartus loodusuurijate majas. Kasutage see võimalusel siis elektrimasinate abi, et jõuda Tallinnast Tartusse ja ilusat õhtut, aitäh!